teine paneel on pealkirjastatud Mees kui saksofon ja austatud Rein räägib teemal sissevaade Enn Vetemaa luulesse. Armsad kuulajad, ma sain hirmsasti riielda Andres Langemetsat, kui ma ütlesin, et ma lähen Lipale. Ma ütlesin, et kas sa pole sealt varem käinud? Ma ütlesin, et ei ole käinud. Sa oled 80 aastat elanud inimene ja sa pole käinud Lipal. Ja ühesõnaga sain noomid ja nüüd olen ma siin. Ja see on mulle suur au ja rõõm, sest sügisel saan ka mina 80. Nii et ja Enn Vetemaa ja Vetemaadega puutusin ma kokku aastatel lähemalt. Me olime ühe õue omanikud või juurde omanikud, vaid asutajad, asukad ja see oli Harju 1, kui minagi elasin seal kirjanike getos. Nii, aga asja juurde. Enn Vetemaa luulet ja nüüd ma loetlen siis need kogud. Häälemurre esimeses noorte autorikate kassetis 62 koos Paul-Eerik Rummo, Linda Ruudi, Arvi Siia ja Mats Straadiga. Lumesõda 1966 Loomingu Raadu koos Pöördel Paul-Eerik Rummo Lumevalgus, lumepimedus koguga. Varasügised aiad 1996 valikkogu Külimit 2011 ja Hambad viskiklaasis ühe möödunud sajandi mehe värsse 2013-2014 ilmunud 2015. Niisiis Enn Vetemaa luulet võib vaadelda ühelt poolt kui eelmängu ning teiselt poolt järelmängu, liigiti ja žanriti mitmes suunas hargnenud ülimalt andeka Vetemaa loomingulises elus. Tõepoolest siis luuletajana alustas ja luuletajana ka lõpetas. Nüüd kassetiluulega, nagu me kõik teame, määratlus ise on tinglik ja vormiline, sest need luuletused olid pakitud pappkarpidesse. Nendest kassetiluulega alustanutest on Eesti kirjandused kinnistähtedeks kujunenud ehk siis aegreal muutumatu koha hõivanud Rummo, Siig, Traat, Vetemaa, Suumann, Kaplinski, Luik, Runnel, Seppel, Ehin, Tungal, Baturin. Karl Muru koostatud sõnarisse ehk Eesti luule antoloogiasse 1995 jõuab Enn Vetemaa kahe kogu, debüütkogu ja lumesõda põhjal. Ehkki viimane jääb Rummo tekstide varju, on mõlemal siiski kindel ja äratuntav käekiri. Muru kvalifitseerib Vetemaa linnalaulikuks ja iseloomutab tema stiili niimoodi. Ülekaalukalt intellektuaalne ja teravmeelne, argielu ning inimsuhete koomilisele ja absurdsele küljele, veel enam aga üldiste ideaalide võlts pidulikkusele osutaja, lisaks mängulisus ja improvisatsioon, erinevaid stiilikihte põimiv, lüürilist ja eepilist alget kõrvutav. Ja tsiteerib kokkuvõttena. Tervikuna on hoiak nuripidist ületavalt elurõõmus. Niisugune on siis avaneb Enn Vetemaa luulemina. Ometi võib ka vähesest tekstikogumist, ja seda me peame paraku Enn Vetemaa puhul ütlema, sadestuda mõni tekst, mis omandab Eesti kultuuris või meie kultuuris jah, aga teistes kultuurides on ka niisuguse staatusega tekste, omandab tüviteksti staatuse. Ja peab kohe rõhutama, et tüvitekst ja kirjandusklassika mõistetena ei kattu.
klassika hõlmab autoreid ja nende teoseid. nii võivad olla meil ka elavad klassikud, nagu me kõike teame. see tähendab niisuguse küpsusastmega, aga klassikat määrabki Thomas Stearns Eliot just nimelt küpsuse mõiste kaudu. Siis niisuguse küpsusastmega kirjutajad, keda sellisena aktsepteerib suurem osa lugejas, vaatajas või kuulajaskonnast. tüvitekstid seostuvad aga just kultuuri identiteedi keskmega ning omandavad vastava staatuse enamasti kollektiivses järelhinnangus, nii et tüvitekstid on alati meie poolt vaadatuna minevikku suunatud. Hikket Nunk siin ja nüüd sündiva teose kohta ei saa aga kuidagi väita, kas ja mis neist on tüvitekst või mis jääb mööduvaks ilminguks. Tammsaare mantlipärijaks peetud Karl Ristikivi kogus erinevatel aastatel kirjutatud 39 luuletust viidetsüklisse ja avaldas need 1972. aastal Inimese teekonna nime all. nii luulekogu tervikuna, mis on viide Inglise baptistliku jutlustaja John Bunyani 1628–1688 piibli allegoorilisele palveränduri teekonnale, kui ka mitmed selle kogu luuletused nagu kojuigatsus, kaugusigatsus, ka sisaliku tee kivil jätab jälje, minagi olin Arkaadia teel, esindavad Eesti luule kullafondi. Viimati nimetatud luuletust Minagi olin Arkaadia teel lugedes kummiseb, vähemasti minul, aga ma tean ka, et minu põlvkonnakaaslastel kõrvus Tõnu Tepandi lauluversioon. Paljud Eesti luule tüvitekstid on saanudki lauluks. Alates Liidi ja Koidula Mu isamaa on minu arm ja lõpetades Ando Runneli Ilusa maaga. Aga on ka nii, et laululise staatuse viisi lisamine on teinud neist tüvitekstid. Nagu näiteks Raimond Valgre Debora Vaarandi Saaremaa valss, mille sõnad on Vaarandi poeemi Talgud lööne soos ühest tsüklist. Nii on muide läinud ka Leelo Tungla luuletusega Oma laulu ei leia ma üles ja Olematu laul luuletusega, mille on viisistanud Valter Ojakäär ning mis seejärel lugematutes seadistustes ja esitustes on kõlanud juba mitmed ja mitmed aastakümned. 19. sajandil, meenutan, oligi luule ja luuletuse nimeks laul. Meenutan kas või Kristjan Jaak Petersoni 1819 käsikirjas valminud ning alles 20. sajandi algul trükis ilmunud kogu laulud ja päevaraamat. Võib siis öelda, et luule kasvab välja laulust, mille tunnistuseks on teatavasti regivärsilisest rahvalaulust pärit mimeetilised, aga ühtlasi poeetilised võtted nagu alliteratsioon, siis esisilpide, esitähtede kokkukõla, siis siseriin tervikuna, parallelismid ja kordused. Uuem rahvalaul tõi endaga kaasa veel ka refrääni, mis oma olemuselt on samuti kordus. Laulud ja luuletused suhestuvad isekeskis sümbiootiliselt. Häälikuline koostis, sõnarõhud, värssideks segmenteeritud read on tõlgendatavad nootidena. Vabavärsis me näeme seda retooriliste plokkidena kirjeldustest, eksalteeritud või pihtimuslikust sisse pööratud kõnest või siis iroonias kui stiili võttes, milles tegelikkuse tähistamine on topeldatud. Enn Vetemaa on ise küll rõhutanud vahet laulusõnadel ja luuletustel. Esimesed vajavad kõrvale meloodiat, luuletus toimivat, aga iseseisvat paberil. Piisab aga noodi, mis on muide samuti paberil,
viimasel ajal ka nutiseadmes, kui need esitatakse, ning nende kohale kirjutatud silpide vaatamisest. Ja me mõistame, et laulu sõnade ja luuletuste vahel pole siiski kuristikku. Põhjus on selles, et mõlemate aluseks on kuuldav hääl. Kogu kirjakultuur algabki tegelikult häälest. Meie esimene sürrealistist luuletaja Ilmar Laaban käsitas luuletki eeskätt hääletustena. Luule lavalised esitused, mis on saanud luuleprõmmi nime ja Roostegi on laul kõnelnud seal, ta on praegu seal tagareas juba, ootab oma võimalust. Lähendavad luulet laulule. Omaette žanri koguni moodustab nüüd räppluule, mis on luule ja hip-hopi ühendus, kus tugev rütm, riimid ja tänavakeel loovad elava sõnumi. See on kunst, mis elab nii paberil kui ka muusikas, kõneldes otse ja julgelt tänapäeva elust. Aga tulgem nüüd lauluteksti juurde, mis luuletusenagi tõstab selle tüvitekstiks. Ülo Vinteri viisistatud, või peaks ütlema hoopis, Enn Vetemaa sõnastatud laul Põhjamaast on näiteks asetatud laulud internetiplatvormil samasse klastrisse, kus on nii Kuulparsi, Ernesaksa Koidula Mu isamaa on minu arm, kui ka Tõnismäe Koit ja Alo Mattiiseni, Jüri Leesmendi Ei ole üksi ükski maa. Tervikuna on selles klastris ka Mattiiseni, Leesmendi 5 isamaalist laulu, mis markeerivad 19. sajandi Karl August Hermanni isamaalisi laule. Lisaks veel sellised rahvalikud laulud nagu Kui Kungla rahvas kuldselal ja Ma tahaksin kodus olla. Laul Põhjamaast lõpetab põlise käsmulase Ülo Vinteri, eluaeg oli 1924–2000 ja Ülo Raudmäe kirjutatud Sulev Nõmmiku libretto ja lavastusega Astrid Lindgreni Pippi Pikksuka lasteraamatu loo. Pippi, Tommi ja Annika astuvad laevale, et sõita Kurru-Nurru Vuti saarele Pipi kuningast, neegri kuningast isa juurde. Enne lahkumist manitseb Tommi ja Annika ema lapsi, et nad ei unustaks oma kodu ja Põhjamaad. Ja seepeale lauldaksegi hüvasti jätuks laulu Põhjamaast. Legendaarne muusikal esietendub teatris Estonia 31. oktoobril 1969. Tegemist on ühe Eesti teatriloo kõige menukama ja pikaealisema lavastusega, mida esialgses versioonis mängiti 25 aasta jooksul kokku tervelt 402 korda. Vetemaa kirjutas muusikalile ka teised laulutekstid. Laul Põhjamaast oli mõeldud tasakaalustama Pippi Pikksuka vallatut ja mürgeldavat õhkkonda lüürilisema poolega. Nii on meenutanud Ülo Vinter. Tsensuur märkas aga kohe laulu sügavat isamaalist alatooni. Ja Vinter pidi siis kaitsma seda teksti sellega, et lapsed ju laulavad Rootsimaast. Oli mõeldamatu, et laul alanuks Eestimaaga ning see oleks olnud tõepoolest ka kohatu Lindgreni jutustatud loo kontekstis. Üks asendus tuli siiski teha reas, kus helisevad kerkokellad, mis oleks omakorda viidanud Gustav Suitsu tartumurdelisele luuletusele kirikukell. Nõukogude ajal lauldi selle asemel nii hellad on su aisakellad. Ehkki see konteksti ei muutnud, sest aisakellade helinal sõideti vanasti saanidega ka kirikusse. Aastaid kõlas laul vaid Estonia kontserdi augus etenduse ajal. Murrangu tõi aga koorijuht ja dirigent Heino Kaljuste, kes seadis teose kooridele ning tõi laulu laiema avalikkuse ette. Ametlikult kõlas laul Põhjamaast esimest korda 1985. aasta üldlaulupeol. Sellest ajast peale ongi teosest saanud üks laulupeo püsivamaid ja oodatumaid ning emotsionaalsemaid laule, mida esitatakse eranditult ühendkooride ettekandes
enamasti laulupeo lõpulaulude plokis. Need on laul Põhjamaast, Sarapiku Liivi, ta lendab Mesipuu poole ning Erna-Saksa Koidula, mu isamaa on minu arm. Nii laulu Põhjamaast kui ka Erna-Saksa Koidula, mu isamaad on pakutud Eesti hümniks. Nõukogude ajal oligi mu isamaa on minu arm hümni staatuses. Hiljem on sellest saanud rahvushümn. Riigihümni, nagu teame, jagame meloodialt, aga soomlastega. Üldlaulupidudel kõlas laul Põhjamaast 1994. aastal ja 2019. aasta üldlaulupeol Minu arm. Korduvalt on teos olnud aga noorte laulupidude repertuaaris, näiteks 2011. aasta noorte laulupeol Maa ja ilm. 2017. aasta noorte laulupeol tekkis aga tõrge. Laulu ametlikus repertuaaris ei olnud. Ülo Vinteri tütar Ülle Rajasaar võttis siis uurida põhjust, miks Rasmus Puur selle laulu repertuaari ei võtnud. Asi oli selles, et laulu kasutamise õigust haldas kirjastus Muusika OÜ, kes küsis laulu esitamist erakordselt üüratud summat. Rajasaar taotleski seeläbi 1995. aastal sõlmitud lepingu ümbervaatamist ning autoriõiguste üleandmist Eesti Autorite Ühingule. Kuigi 2017. aastal polnud teost ametlikult kavas, võtsid lauljad ikkagi noodi üles ning laulsid nii-öelda lisapalana ka laulu Põhjamaast. Enn Vetemaa on luuletusenegi võetava laulu teksti komponeerinud sisendusjõulise kirjeldusena maast, kus ollakse sündinud ning oma elatud saatust. Tuuled, tuisused ööd, range ja kange maa, iidsed kuuselaaned, merelained, rand, metsasalud, karmid mehed ja tapluste tallermaa. Kõike seda kroonib lauljate ja kuulajate eksistentsiaalne seotus. Sõltumata sellest, kus ka keegi ei viibiks, hinges kannata ikkagi oma sünnimaad püsivalt. Sellest ka siis sünnimaa pühadus. Nüüd, kus juba ammu on laul Põhjamaast väljunud Pipi Pikksukad kontekstist ning omandanud kultuurilise identiteedi staatuse, ei oleks midagi, kui tekstis taplemiste tallermaale järgneks rida Püha Eestimaa. Praegu on sellel kohamääratlusena kodumaa. Muidugi võib võtta laulu Põhjamaast ka kuulutusena sellest, kuhu me ühiskonnana tahaksime kuuluda, sest Põhjamaa me kindlasti ei ole. Me oleme igatepidi piiririik, riigi ja rahvana Läänemere kaldal, piiririik nii ida kui lääne suhtes, aga ka Põhjala ja Kesk-Euroopa suhtes. Ent millisena see ka geopoliitiliselt ei paista, nii tekst ise kui ka kogu laul manifesteerib oma tuumas ehk südamikus truudust Eestile. Lõpetangi nüüd oma väikese ettekande selle laulu Põhjamaast ettekandena luuletusena. Ja pange tähele, see on täiuslik luuletus. Põhjamaa, mu sünnimaa, tuulte ja tuisuööde maa, rangemaa ja kangemaa, virmaliste maa. Põhjamaa, me sünnimaa, iidsete kuuselaante maa, laintemaa ja rannamaa, sind ei jäta maa. On lummu õppund metsasalud, vaiksed taliteed, nii hellad on su kerkokellad, lumel laulvad need. Põhjamaa, me sünnimaa, karmide meeste kallis maa, taplemiste tallermaa, püha kodumaa. Põhjamaa, me sünnimaa, hinges sind ikka kannan maa. Kaugel teil sa kallis meil, sind ei jäta maa. Tänan teid tähelepanu eest.